Enamus baarides Sri Lankal ei ole ametlikku alkoholimüügilitsentsi, sest seda on väga keeruline saada ja nii ka selles uues kohas, kus me sel õhtul maha istusime. Ja seepärast oli nende jaoks okei, kui me käisime ise kilekotiga poes ja oma alkoholi lihtsalt laua peale laotasime. Aga kui sa kardad, et me sinna lihtsalt jooma läksime, siis ära muretse. Täna lähme randa. Siin iga päevaga läheb asi paremaks. See muutab see. Ja, come, no problem. Et meil on nüüd hommikuti on, mina väga armastan neid banaanikekse, jah, banaanabreedi, aga nüüd on meil küüslaugu saiakesed ka. Küüslaugu sai lõpetada. Meie sõitsime siis oma mopeedikesega, rollerikesega Veligamasse ja tulime siia Kai Beach Clubi, siin saab basseini ääres olla, siin saab süüa, siin saab juua, kuigi me oleme mõelnud, et me tahame siin minna ühte Austrit sööma ühte teise kohta. Veligama tähendab sõna otseses mõttes liivast küla ja siinne rannaäär on pikk, lai, pehmete lainetega ja mega pehme liivaga, nii et see on ideaalne surfamiseks või lihtsalt rannas lebotamiseks. Tõtt öelda, peetakse Veligama Beachi üheks maailma parimaks surfamise õppimise rannaks. Ja seda just sellepärast, et siin on pikad, pehmed ja aeglaselt murduvad lained. Veligamal ei ole mitte lihtsalt surfikoolid, vaid seal on tõeline surfikultuur. Barefoot kohvikud, tõelised hipi-vaibiga, palmikatustega väiksed majakesed ja õhtuti tehtavad bonfire'id ehk siis lihtsalt tehakse lõket ja tehakse tuleshowsid. Ja kui sa seni pole veel Sri Lankal kilpkonna näinud, siis seal rannas võid sa tõesti kohata surfates ka enda kõrval ujuvat liivakilpkonna. Ühesõnaga, koht oli populaarne, koht oli äge, minu jaoks isiklikult täiesti esmakordne kogemus olla kuskil sellises surfarite paradiisis ja me nautisime seda päeva seal täiega. Lausa nii palju, et me läksime sinna tegelikult ka järgmisel päeval veel tagasi. Mina isiklikult seekordel surfama ei jõudnud, küll aga uurisin palju see maksab. Ja 6000 Sri Lanka ruupia eest saad sa surfata siis 1,5 tundi. Sul on instruktor, kes sind juhendab esimesed 20-30 minutit ja siis sa võid lauaga vee peale minna. Kes aga surfata ei taha, võib lihtsalt kotttoolide peal lebotada ja endale mõne väikse kokteilikese tellida, lihtsalt päikest ja seltskonda nautida. Ja täpselt seda tüdrukud meil teha otsustasidki. Ei ole siuksed joodikud, et hakkab siin sottu tegema. Nagu meie uued tekiilid. Lagi teeb. Mis on vanamus see? Kookost, niimoodi närisen. Jube hea. Väga oluline osa homaari söömisel tuleb kastada või sisse. Tundub nästi, maitseb imeline. Ma olen nõus. I love it. Mullasime just meres ja ma pean ütlema, et ma ei ole väga suur asi mingi ookeanis käia, aga siin on natuke nagu Pärnu rand, lauge, pole kive, aga lained on räiged. See on trenni eest, ausalt, trenni eest. Nii, lõpuks jõudis Mallu kaup kohale. Ma ütlen ausalt. See raha või? Kõige ees. Ei, siin. Sorry. Yeah. I just asked you how change from. I didn't bring any change. No, we have correct some, so no problem. Yeah. This is for you? It's total. See on see, kus ta seda ostis endale. It's 20. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. So I have to return you. Yeah, No, it's good. Is it good? 200. If it's 28 something, it's 29 here. It's Yeah, good. but I have to give you 200. Is it okay? Yeah. You bring it, so it's... Yeah, you... Yeah. Yeah, all right. Thank Okay. you. Yeah. Okay. Okay, see you. Nii. Oh my god. Nii, palun, sõbrad, vaadake, mis ma sain. See ongi see kõige ilusam, mis mulle meeldib. Jaa. Seda rakuuni. No siin on veel vähe.
räägid, et mulle värvid meeldib, ma kannan. Sul on väga ilus. Mul lähebki see kinni. Mallu jõudis nende ägedate kleitideni tänu ühele Ferola hotelli külalisele, ühele vanemale saksa naisele, kellel endalgi üks selline kihvt kostüüm seljas oli. Ja loomulikult, kui Mallu seda nägi, tahtis Mallu ka endale ja ühe asemel lausa 2. Eriti kihvt oli see, et Karma Collectioni poest, kui ta need tellitud sai, siis nad tõid need reaalselt talle randa kohale. Vot see on näitab hästi Sri Lanka teeninduskultuuri. Aeglased nõujad olla, aga nad teevad endast kõik, et klient oleks õnnelik. Ja pärast pikka päeva rannas ei olnud teha muud, kui minna Ferola hotelli katusele väikseid drinke nautima ja õhtust sööma. Juba järgmisel päeval läksin rentisima meile vähe vingema rolleripilli ka. Ja nagu te näete, siis see oli umbes 100 meetrit hotelli tagant kuskil täielikus hurtsikus, aga valik oli päris hea ja mehel oli ka täitsa tutikaid masinaid seal eespool, mida ta polnud veel arvele pannud. Yeah, thank you. Tankimine käib niimoodi, et kõik tehakse ilusti ise ära ja Me oleme mitu päeva üritanud Austriat süüa, aga nagu ei leia kuskilt. Ja siin oli nagu silt, et on, aga menüüs jälle ei ole. Aga kõik muu näeb päris hea välja. Koht on äge. Jaa. Ma tahan roasted carrots with feta sauce. Ma tahan mahi-mahis ceviche, cauliflower with chimichurri. Ma tahan kõiki neid. Nii, see on siis Mallu üks asi. Porgandid hummusega. See on ka hummusega. And I will... Yes, ise jood. Mina joon õlle. Me lavame praegu voodis. Ma tahtsin Uber Eatsiga vaadata, et mis siin, samamoodi saab toidupoest tellida. Ja siin on kategooria kõige populaarsemad tooted ja siis üks esimene on sama Posha. Ja see näeb siuke välja. Näed siuke. Ja see tehakse riisist, maisist, ühesõnaga mingi viljad on kokku pressitud siukseks pallideks ja siis segatakse veega või kookospiimaga külmaga ja siis tuleb siuke külm puder, cereal, mingi laadne kõrt, aga see on kõige levinum hommikusöök siin, nii et ma ei imesta, et see esimene on ja see maksab 212, nii et see on alla euro, jah. 70 senti midagi. Ja siis loomulikult on siin läätsed teisel kohal ja chicken flavored soja meat. Väga huvitav. Ja siis need piimaküpsised. Ja mis siin veel on? Sinepi, pulber, riis. Täitsa punane riis. Huvitav, et küpsisid ostetakse rohkem kui riisi näiteks. Huvitav, jah. Aga naljakas on see, võtta me poes ka nägime, et hästi palju ostetakse seda kookospiima pulbrit, mitte kookospiima. Et nagu väga huvitav. Ma ei ole kuskil siin poes muuseas näinud kookospiima valmis kujul. Nojah, siis nad saavad kas siis päris kookose sees jälle või siis sees pulbrist. Jah. Huvitav lugu. Võt siuke informatsioon teile. Aga loomulikult kuulub populaarsete toodete sisse ka suhkur, kookos, küüslauk. Üks kookos on 268, ehk siis jälle alla euro.
aga see on poes. Kui sa sealt tänavalt ostad, siis ta on euro äkki midagi sellist. Vaata, mis maas on. Vaata, liiguvad. Just nägin igatahes, saaks mu jalanud peale. Aga mina kardan. Midagi sellist koor. Midagi taolist. Ma ei ole mereanni ekspert. Nii armas. Oih. Tal nagu üldse ohutunnet ei ole. Mul on krabi, teil ei ole. Tuleb tee pealt ära võtta, sest keegi sõidab üle. Need 11 päeva, mis me Sri Lankal veetsime, möödusid lennul. Ja oleme ausad, tegelikult oleks ikka päris optimaalne aeg vist seal olla 3 nädalat. Siis sa jõuad käia vaadata, sa jõuad fannida, sa jõuad rannas lebotada või hotellipassu ääres lihtsalt olla. Aga Sri Lanka oli äge ja niimoodi algas meie viimane päev Sri Lankal Madiha Beachil Ferola hotellis. Reis oli äge, toidud olid ägedad, inimesed, kellega me tutvusime, kihvtid. Kohalikud ei ole seal absoluutselt peale tükkivad, nad on kõik väga sõbralikud ja see rolleriga reisimine seal A-st punkti B on lihtsalt omaette elamus, sest vaated on kihvtid. Olgugi, et see liiklus võib-olla võib alguses ära ehmatada, siis tegelikult pole seal hullu mitte midagi. Ja mina isiklikult, ja ma tean, et ka Mallu ja meie sõbrad ootavad juba, et Sri Lankale tagasi minna. Eriti ägedaks teeb asja see, et kui sa Turkishiga sinna lendad, siis Eestis sa lahkud selline kell 12:30 päeval ja kui me siis Colombost tagasi hakkasime lendama Eesti suunal, siis lend väljus alles õhtul kell 10. Vahepeatus oli Istanbulis ja sealt juba järgmine stopp oligi tagasi Tallinnas hommikul 10:11 paiku. Joogid tulevad. Mul on siuke kookaseisu olnud. Mitu tundi. Asi, mida mina ei ole kunagi enne näinud. Lennujaamas saab nagu väljas hängida. Me oleme lennujaamas isenenud, passi näidanud. Tavaliselt lennujaamad on ju kinni. Siin saab istuda ja tavaliselt lennujaamas pole okna äkki normaalselt. Aga siin on väga nunnu. Veel üks asi, mida ma pole kunagi näinud. Meie lend läheb kell 10, kell on 20:46 ja final call. Väga dramaatiliselt. 20:45. Ja samas, kui see on kirjas, et gate avaneb 20:45 ja nüüd on juba final call. See on ei jäänud maha teie ja final call. Kõik on olemas. Kas sa käisid jälle duši all, Margo? Jaa, peab kaasa.
me oleme maandunud Eestis, tere! Ja kohe meid võeti kontrolli. kontrollida, ma saadan kohvri siis teisega ära. Ei, ühesõnaga nii kaua, kuni meid kontrollitakse. Pane minu kott ka siis. See ei ole hullu. Ühesõnaga, oleme Eestis, nii tore. Sõjavabari. Nali. Ma tahtsin niimoodi praegu dramaatiliselt välja astuda, et Eesti, aga hoopis pidime kontrollimine. Aga pole hullu. Kohe ma teen väljas sama asja, oodake. Katse 2 ja tere tulemast Eestisse. Aitab sellest kuradi Sri Lankast. Meil on talu vaja pidada, lapsi vaja kasvatada, külma käes koperdada. Nii et asume nüüd asja kallale. Also, ma ei saa aru, kuidas ma selle reisiga nii rõvedaks olen näinud. Ma pean kohe endale pikendust aja panema. Noh, ma ei tea. Ütleme nii, et Sri Lankal oli natuke rohelisem ja päikselisem, aga kodus on ka päris hea tagasi olla. No, Toomas. Toomas? Mis teed? Istud lehehunnikus või? Tähelepanu kõigile! Keegi ei löö kedagi nokaga. See on Tibu. See on ta ema. Te teate ta ema. Nad tahavad lihtsalt olla väljas. Ja Andero, ma näen, kuidas sa kõõritad siin meid. Ma näen, kuidas sa kõõritad. Kas sa tahad kakelda muga või? Ei taha. Vaat tee jah asja mujale. Nüüd esimene päev kodus, mul on kohe vaja hakata talitama. Kõik on sassis, kõik on bussis. Ma täitsin juba põhuga kanamaja ära. Te muidugi ei näe siin, aga siin on väga cozy nüüd praegu. Kaamera pinnast ei tundu üldse nii cozy, aga siin on väga cozy. Ja ma täidan nende kausid ära. Ma panin jänese-toidu kõue. Jänese ema ja isa on nüüd vabadusse lastud. Või noh, mis vabadusse? No aias jookseid ringi. Pean ütlema, et väga mõnus on kodus tagasi olla. On ju, hea toimetada. Hea toimetada küll. Nii. Palun ärge karjuge mu peale. Saate siin Tibuga läbi või? Nüüd see Andero tuleb sulle kallale varsti. Andero! Kas sa proovid teda koppida? Tahad sama asja, mis tema tahab või? Tee nähtu. Mis siis ära tee? Mida? Mis tahad, Kristina? Löö jalaga vastu maad. Võt. Ütle, kas sa saad? Võta kätte, võta kätte. Tšauki, tšau! No, kõnni. Ma teen terve maja ringi. No, tee väikse mängumaja ring. Tegi haiget või? Kristina, löö teda piki piilumist. Löö jalaga vastu maad, näita talle, et sa ei karda teda. Kas sa kurat saad? Koristustööd jätkuvad. Võtsin juba enamus asju siit välja. Reaalselt need jänesed teevad kõik nii sassi. Aga ma nüüd lähen kohe sisse. Ja järgmine kaader on selline, kus kõik on korras. Don't you dare touch his baby. Ja. Don't you dare. Vaata, siin on mingi konflikt käimas. Ander on nii ülbe kukk ka veel, et ta julgeb vaata võidelda vastu.
Andero teeb asja, nagu ta oleks kana juurest midagi võtta, aga tegelikult ta tahab kakelda. Mida sa kõõritad mind? Hambasse saad? Hambasse saab, jah. Väiksele nokaga pähe lööd, kohe saad hambasse, ausalt. Jäta rahule ta. Vaata, et eeskleb, et tahab liiva süüa. Lemmik. Nii maitsev.